Ja tänane teema meil Veiko Kääriga koos on siis tühistamine. Ehk siis, kuidas inimesed lihtsalt tehakse olematuks. See on väga lihtne moodus ja seda kasutatakse üsna palju. Ja muidugi need, keda tühistatakse, nende jaoks on see üsna ebamugav ja ebameeldiv. Ja eriti kui need inimesed, keda tühistatakse, ei ole ise piisavalt mentaalselt tugevad, siis see võib nende jaoks olla vaimselt ikka ääretult ruineeriv, võib-olla isegi midagi sellist, mis viib päris sügavate vaimsete häireteni või depressiivsuseni või milleni iganes. Või kui ei leita endale ka seda nii-öelda toetajaskonda, tugirühma, kes siis aitaksid sellises situatsioonis. Et see on tõsine teema. Ja, see on väga tõsine teema ja arvestades, et me kõik kasutame seda sotsiaalmeediat väga oskuslikult tänapäeval, on see niisugune lai kõlapind, mis kohe hakkab toimima. Ja kui me võtame kas või näiteks, et statistiliselt väidetavalt inimesed jagavad negatiivset kogemust, ehk siis võiks ka öelda laiemat negatiivset informatsiooni 9 enda tuttavale, kes omakorda ju räägivad seda edasi, sest et ühtepidi vaata psühholoogiliselt on see, eks ole, et see aju tahab meid, ma ütleks ainsana elus hoida, mitte midagi muud. Ja nüüd, eks ole, see, mis on potentsiaalne oht, ongi see, eks ole, mis on negatiivne. Ja sellepärast see informatsioon levib nagu kõigi meie jaoks ja on ka nagu nii-öelda põnev. Aga kui siin on veel see põnevuse moment, et ahaa, sa veel ei teagi seda, mis sellega tehti või sa ei tea, mis see nüüd on, siis ta tekitab ka veel uudishimu meis. Ja eks seal on hästi suur põhjus, ma olen selles nagu väga sügavalt veendunud, on see kadedus. Sest et nagu kunagi see Shakespeare'i eluloo kirjutaja väga tabavalt ütles, et kui geenius näeb geeniuse tööd, siis see vallandab temas loomepuhangu, aga kui keskpärane näeb, siis see vallandab temas kadeduse. Nii et... Otsed sõnad. Jah, on. Ega see tühistamise teema on tegelikult hästi akuutseks muutunud ka tänu sellele, et me kasutame nii palju erinevaid neid sotsiaalmeedia platvorme ja tänu sellele see kõik levib väga kiiresti ja kuna sellises meediavormis veedetakse väga palju aega, siis ei jää võib-olla selleks mõtlemiseks iseendale või selliseks ratsionaalseks analüüsimiseks, ei jäeta piisavalt aega ja tänu sellele tekib ka see, et minnakse kaasa mingisuguse sellise üleüldise lainega ja sellega koos võib väga kergesti tekkida see, millega võib-olla mõned inimesed justkui otseselt ei tahakski võtta seda positsiooni, aga paratamatult kuidagi nad satuvad sellele kaeviku poolele ja siis hiljem justkui ise ka kehitavad õlgu, et aga jah, need ju asjad ongi ju nii või? Et need õigustavad ennast. Õigustavad, jah. Lähevad sinna rattasse sisse ja siis nad peavad, ütleme nii, et sisuliselt nad ei saa nagu ka sellest enam välja. Võiks öelda, jah. Sest et see hakkab ka nagu muutma, ehk siis näiteks kui ma võtan selle vaese ohvri identiteedi endale, siis eks ole, ma ei saa ju hakata rääkima iseenda vastu, et tegelikult asjad ikka päris nii ei olnud. Ja see nagu ongi, et ta nagu jääb iseenda loodud niisuguse kuvandi lõksu mõnes mõttes. Ja kindlasti seal mängib hästi suurt rolli see, et kui keegi ütleb ja sina hakkad nüüd vastu vaidlema, ei, see ei olnud üldse niimoodi, see ei olnud üldse niimoodi, siis eks ole, nüüd teised, kes ei tea asjast nagu tegelikult mitte midagi, hakkavad seda tõlgendama, et ohoo, kus suitsu, seal ikka vist on tuld ka, miks ta muidu ennast seal nii kaitsma peab hakkama või miks ta peab nüüd siin võitlema hakkama. Aga kuidas nad nagu kaasavad, ongi eks tavaliselt need süüdistused on ju ebaõiglased nii, mis tekitab sul selle ärrituse ja nüüd sa automaatselt hakkadki ennast kaitsma, et ega selles kaitsemehhanismis ei ole mitte midagi ebaloomulikku ega halba, aga lihtsalt kui nüüd survestatakse sind tempoga, lisaks see tabab sind ootamatult,
siis ongi see, eks ole, et sul ei ole nagu aega, õigemini su aju ei võimalda sul hakata ratsionaalselt läbi mõtlema, et mis võiks sinu järgmine samm olla, vaata. Ja sa jäädki nagu nii-öelda see brain stuck või nagu aju jookseb kokku sul mingi sündmuse peale ja nüüd sa hakkadki sinna siis nii-öelda seda lugu iseenda jaoks ka mõtlema, et ahaa, öeldi, kui nüüd veel reaalsus on moonutatud, öeldi, et ma olen tõbras, tegelikult ma ju olen ka võib-olla, seepärast, et ma olen ka vaata ikka sihukest asju siin elus teinud ja niisuguseid asju, mis üldse ei puutu asjasse tegelikult, absoluutselt. Ei ole sündmusega seotud, ei ole selle teise vasakpoolega. Ja seal muidugi on ka ju alati see, et ütleme need isegi kui ma praegu ei võta mitte netikommentaatorid, vaid ütleme, et keegi näiteks kättemaksuks, eks ju, et sa ei allunud tema manipulatsioonile ja nüüd, eks ole, hakkab levitama, et ahaa, vaata, ta tegelikult on selline ja ta tegelikult on veel selline ja siis ta veel on tegelikult selline. Et tegelikult need faktid tavaliselt, mida ütleme see nartsist, siis sotsiopaat, psühhopaat kasutavad, need ei vasta ju tõele, eks ju. Aga keegi ju kõrval ka ei olnud, keegi ju täpselt ei tea ja nüüd, eks ole, luuakse selline nagu väga ilus kuvand, sest vaata, seal on ju ka see, eks ole, nendele on iseloomulik nii-öelda paranoia, maaniad igasugused, ka need skisofreenilised jooned väga palju, eks ju. Ja vot see ongi see, eks ole, et ta kujutab ette nagu siiralt. Tõesti, et vot näed, ta ongi, eks ole, tema vastu ongi niimoodi käitutud ja vot see ongi nagu niimoodi, ehk siis kui sina, ma ei tea, lähed seal, mul millegipärast tuli meelde aastaid tagasi, vaata, kui oli see skandaal, et keegi kuskil vetsus midagi tegi, ehk siis sina lähed lihtsalt vetsu, aga tema nüüd, eks see kujutab ette, mida sina kõik tahtsid temaga seal vetsus tegema hakata. Ja vot seal hakkabki nagu see, kuidas ma ütlen, see on nagu tõeliselt haige, ütleme niimoodi. See on see klassikaline muster, see klassikaline lugu, et kas temalt varastati kasukas, tema varastas kasukas, ega päris täpselt ei tea, aga mingi jama seal oli. Jah, just. Ehk siis see on see, mis kuvandina annab väga tugeva alusega sellele tühistamise võimalikkusele. Ja see on tõesti üks selline tõsine teema, et selle vastu on väga keeruline võidelda. On. Väga keeruline. Ja kui sa võtad näiteks sellesama oma raamatu jaoks, kui ma vaatasin statistikat, siis üle 44% Euroopa firmadest on kannatanud mainekahju alla, see on ainult Euroopa firmad, eks ju. Ja ilmselgelt seal ei ole nagu kõiki arvestatud, nii edasi on tehtud jälle küsimustiku alusel, aga see hulk on suure tõenäosusega veel suurem, sest sinna hulka ei lähe nüüd, eks ole, see, et käin ja ööbin seal hotellis ja kõik oli väga tore ja siis järgmine päev panen review ja nüüd hakkan su käest, eks ole, tasutast ööbimist välja pressima, eks ju. Sellest me rääkisime ka paari sõnaga eelmine kord. Aga see mainekahjustus, näiteks, et vot see toode on ohtlik. Et see on täpselt sama ohtlik kui see, kui öeldakse, jaa, see toode päästab su elu, eks ju. Et seal ei ole ja tavaliselt, ütleme, need kodanikud, eks ole, kes ütleme, kui sa nagu presenteerid mingit toodet, mille puhul sa ei ole kindel, aga see võib olla potentsiaalselt inimeste elu kahjustav, eks ju. Siis, eks ole, seal on ka, see on ikkagi oma kontingent, jätame, et seal on nagu kõrval kindlasti niisugused, kes tahavad nagu appi tulla, eks ole, igatipidi päästa. Ja pärast on nemad siis nagu löögi all, et aga ise sa oled ju tead ja vaata, sa ju pidid teadma nii edasi, aga ta ei pruugi teada. Nii et seal on nagu väga erinevaid niisuguseid aspekte, aga see tühistamine on nagu väga laialt levinud, ma ütleksin, väga laialt levinud. Ja see kahju on ohvrile tohutu. Ja siin on hästi palju erinevaid tagamaid on ka see, et näiteks kui inimene on kunagi midagi teinud, me elame praegu juba sellel ajastul, kus mitmed põlvkonnad on juba üles kasvanud sellel ajal, kui meid ümbritsebki see üleilmne võrk. Ehk siis, kus on seda digitaalset materjali hästi palju ja meie endi kohta on ka väga palju digitaalset materjali. Ja kui on nüüd niimoodi juhtunud, et mingisugusel eluetapil ei ole kõige paremini või midagi ei ole kõige paremini sooritatud. Ma ei saa öelda, et midagi oleks tehtud päris väära, aga ütleme nii ja naa, siis see ei kustu mitte kuskile. Et see ongi see,
see annab tõstatab võib-olla selle küsimuse, et kui kaua peaks jääma nagu selle vangi või selle külge aheldatuna, sest meil on üsna palju mingisuguseid selliseid näiteid ja tegusid, mille puhul leitakse, et see ei ole kunagi aktsepteeritav ja see ka kunagi ei aegu justkui nagu inimsuse vastase. Jah. Sa ei saa seda sa ei saa ise vaata seda valeinfot ka kustutada. Et selles on ka see suur jura. Pluss praegu arvestades, et see AI teeb nagu ikka super hästi järgi kõiki asju, siis siin ei ole nagu mitte midagi imestada, et nagu just ajakirjanduses oli, et keegi pani omal mingid rõivad, eks ole, müüki ja nüüd palun väga on temast mingisugused pornopildid tehtud selle AI abiga. Et see läheb ikkagi tunduvalt hullemaks veel. Ja ütleme, kui me võtame selle koolivägivalla, siis seal hakkab ka pihta, ma ei mõtle isegi füüsilist, vaid ma mõtlen just tüdrukute poolt, kui on need tagakiusamised ja kui on netis, kui nad kommenteerivad ja postitavad neid valepostitusi, siis tegelikult seal on ka seksuaalset ohvrit ju sisuliselt häbistatakse. Ja nüüd selle häbi, see on jälle samamoodi, eks ole, ma ei julgeks sellest minna rääkima, sest eks ole, need normatiivid selles grupis, kuhu ma kuulun, ei ole vastavuses sellega, missugune kuvand minust tehti. Ehk siis, eks ole, ütleme nii, et see, nimetame seda türanniks või tumedaks tegelaseks, eks ju, ta loob sinust mingisuguse kuvandi, näiteks kättemaksuks, et sa ei allunud tema kontrollile ja nüüd, eks ole, ta paiskab selle sinna laiali, nii, ja nüüd ongi see, eks ole, et selline info esiteks on šokk ja teiseks ongi see, et ma ei saa seda ümber lükata nii, ja mul ei ole ka kuskilt tuge otsida. Sest et täiskasvanute puhul, sa tead, et eks ole, iga skandaal vaibub, eks ole, ja järgmine skandaal tuleb ja siis nad on juba selle kallal ja nad ei mäletagi enam, mis toimus. Aga noorte puhul on see see ongi eluaegne šokk tegelikult nii täiskasvanutele kui noortele. Ja sellest välja tulla on iseenesest väga keeruline. Sest et kui ma võtan näiteks neid oma patsiente, kes on jõudnud või ütleme klient, see on jõudnud läbi siis nende tumedate tegelaste mõjusfääri tänu sellele minuni. Ehk siis nad on näiteks välja astunud, ütleme, sellest lähisuhtest või vahetanud seda töökohta, siis ega see tume tegelane, tema otsustab, millal sina lähed. Lisaks, kui sa hakkad talle vastu, siis ta teeb kõik, et sind hävitada juba edaspidiseks. Sul peab olema esiteks, eks ole, julgust, nii. Ja need võivad olla väga alatud need teod, mis nad teevad. Ja teiseks nüüd ongi, eks ole, kui ma nüüd tunnen, et aga et mis ma nüüd ikka olen, et ohvrid tunnevadki, üks vist ütles väga ilusasti, et tead, see on siuke tunne mul, et ma pean kõndima mööda seda keskjoont ja olema hästi nähtamatu kogu aeg sõiduteel. Ehk siis, et mind ei eksisteeriks, peaasi, et mind keegi ei pane tähele. Ja siin ongi tegelikult, et vaata see käitumine ta hakkab seda kaasas kandma, sest seal ongi, et alati on suurim oht ja kõik, kes seda saadet praegu kuulavad, et teie ei ole süüdi selles, teie ei ole teistsugused. Selliseid inimesi, kes on kannatanud niisuguste asjade all, neid on tohutult palju. Te ei ole ainukene Otu ega Tohman, et te sattusite üldse niisuguste võrku. Et see on ülioluline aru saada. Ülioluline. Nii inimlik on mõelda seda, et see juhtub minuga ja mina olen. Ja selles mõttes on see ka loomulik, sest meie maailm ongi meie keskne. Absoluutselt. Aga kõik kurvem on ka see, et see sama tühistamine, seal on mingi teatav hulk sellist meelelahutuslikku poolt ka, ehk siis sellel avalikul häbistamisel, mis tähendab seda, et ta levib tänu sellele, et seal saab püstitada selle küsimuse, et kas sa sellest oled juba kuulnud, kas sa seda nägid, kas ta juba vabandas selles osas. Ehk siis see sama meelelahutus, see reality osakaal, seal võib tulla päris elusse ja see on kahjuks see, mis laiendab väga selle ohvri jaoks seda negatiivsust. Just, lisaks ütleme, kui tulevad mängu veel ka lapsed, teised pereliikmed, et see on ju ka mis kõik.
ja kui sa nüüd vaatad nagu seda, ütleme, nende netikommentaatorite kisamist, siis ega seal on ju, kuidas ma ütlen, see on nagu vihakõne kool seal sisuliselt võiks öelda, et nad on nagu kõik jälle täpselt samasugused tüübid, kes siis teed ise midagi ei tee, sest vaata, kui sa midagi teed, sul pole aegagi niisuguste jamadega tegeleda. Kui sa oled ise paigas, siis sa, eks ole, sa lased teistel olla, sa aktsepteerid teisi nagu nad on ja sa oled ise nagu sa oled. Aga nüüd ongi, eks sa, kui sa oled ise ebakindel, sa oled isegi ibestunud, seal on erinevaid põhjuseid, miks pärast sul on kõik siin elus läinud, aga sa näed kogu aeg, et kogu maailm on sinu vastu. Siis nüüd, eks ole, on see, et näed, nüüd ma ühindan oma väed ja nüüd me karjume kõikide nende vastu, kes võib-olla oleksid ka minu vastu. Et nad ei pruugi üldse olla, nad ei teagi sust mitte midagi, aga nagu aetakse jube isiklikuks, vaata seda asja. Ja eks seal, see on nagu minu arvates hästi nagu, kuidas ma ütlen, hästi niisugune nagu nõme ja kahjuks jah, see seadusandlus on ka meil, eks ole, et ta võibki seal suhteliselt nagu ajada välja, mida ta tahab, eks ju, avaldada oma arvamust asjades, millest tal puudub absoluutselt nagu reaalne niisugune informatsioon, tõene arusaam, mis tegelikult on. Ja see on nagu hästi-hästi kurb. Aga seega võibki olla see, et inimestel tekib see tunnetus, nagu sa ütlesid, et sellel tee keskjoonel kõndida kamuflaažiks. Ehk siis see tunne, et pigem on parem mitte oma arvamust avaldada, et mitte sattuda üleüldse situatsiooni, kus saaks arvustada seda, mida ma olen öelnud. Kuigi survestus on ju väga tugev, sa pead kõige suhtes võtma mingisuguse seisukoha nüüd ja kohe, mis ei ole ka muidugi loomulikult õige. Ei ole. Ja vaata, seal on nagu see pool ka, et kui see, ütleme nii, et sa langed nüüd selleks ohvriks, siis üksinda on sul sõltuvalt nüüd selle tumeda tegelase positsioonilt. Aga näiteks, kui sa oled töökiusu ohver või kui sa oled koolikiusu ohver, ega töökiusaja on tehtud sisuliselt koolikiusaja lihtsalt rafineeritumas vormis, eks ju. Aga isik on ju täpselt sama, eks ju, see jätkub ju kogu aeg, sest ta naudib seda sadismi. On ta siis emotsionaalne või füüsiline, aga see emotsionaalne on nagu hullem. Ja sa ei saa üksinda hakkama vaata, sellepärast ongi see, et alati peab nagu otsima niisugust nagu tugevat teistelt. Ja kui nüüd, ütleme, see nii-öelda see türanntüüp on nüüd hakanud, eks ole, loonud endast nagu kuvandi, et kõik on nüüd teevad väga hästi, siis ongi, et väga raske, inimesed ei usu lihtsalt ohvrit, et nad on nagu toitukuulseiklased, sest nad ongi nagu toitukuulseiklased ja keegi nagu mõtleb, aga võib-olla ta on ikka need välja mõelnud, sest see ei tundu üldse realistlik. Ja võt see ootamatus, mul tuli praegu selline hea näide meelde. Mäletad, kui me kunagi tegime sinuga koos koolitusi ja siis oli üks hariduskonverents ja siis oli üks super näide ühest niisugusest korralikust psühhotüübist, kes oli siis see päevajuht moderaator. Ehk siis moderaator, kes peaks olema nii-öelda nagu toetama esinejad, eks ju, tegema sissejuhatusi ja nii edasi, esitama nagu küsimusi teema kohta, lihtsalt keset ettekannet kukkus ründama kõiki esinejaid. Ja ma mäletan, kui me istusime, üks vanem koolidirektor seal enne meid nagu rääkis ja me ei kuulanud küll kogu seda ettekannet, aga kuidas siis see vana härra, kes oli nagu eluaegne koolijuht olnud, kuidas selle positsiooni autoriteet pandi nagu tõsiselt nagu küsimuse alla. Ja ma mäletan minu sellel esinemisel, kui ta siis laksas keset seda, kusjuures vaata, ta tegi strateegiliselt, kui sa mäletad väga hästi, eks ole, ma rääkisin puldis, nii, ja nüüd tema tuleb selja tagant. Mis tähendab seda, et mikrofon on mu ees, tuleb keset mu ettekannet, küsib, kas te üldse midagi teate. Ja see on nagu niivõrd ootamatu, mis tekitabki vaata selle šoki, et sa ei oska nagu, see on nagu täiesti asjasse puutumatu küsimus, eks ju. Ja nüüd on, eks ole, see, et see tabab sind nii ootamatu, nüüd hakkab ajul läheb aeg, enne kui ta saab aru, et mis käest küsiti. Miks küsiti? Ja nüüd oli ka see, et sul on mikrofon ees, aga ta küsib su selja tagant. Ehk siis, eks kui keegi küsib, siis sa ju automaatselt pöördud tema poole, et vastust anda. Ehk siis sul kaob ära ka mikrofoni eest. Ma nii mäletan, võib-olla sul on ka meeles, kui me tulime sealt tagasi, mõtlesin kõik, rohkem mitte kunagi enam. Minu jaoks oli see jällegi hea kogemus selles osas, et mida iseenda jaoks koguda ja see on ka see, et kui sul on selline kogemus juba olemas, siis järgmisel korral, kui midagi sellist peaks juhtuma,
siis oleks see enda nii-öelda mustripositsioon või teadmine juba olemas. Saaksid olla rohkem enesekindlam. Saadad kohe nagu pikale lainele Üks huvitav teema muidugi, mis just minu eriala puudutab, on ka küsimus selles, et kas kunstnik, looja ja tema looming, kunstnik, looja kui persoon, ütleme, et persoonina on kohutav tüüp, mis iganes, võib-olla täiesti jõle tüüp, jõle inimene, aga tema looming on suurepärane. See küsimus, mis on ajast aega olnud, et kas neid kahte saab võtta eraldi? Väga raske küsimus. Väga raske küsimus, jah. Ja see ei ole mitte ainult kunstis, vaid see on üleüldiselt, vaata. Ja, et seal on kunsti puhul, mina ise kujutan seda või tunnetan seda sellisel moel, et loomulikult, kui see kunstnik on minuga siin samas, me oleme temaga ühes ruumis, me oleme temaga ühes suhtlusruumis, siis sellisel puhul see mõjutab mind. Aga kui me seda ei ole, siis ta sellisel määral mind ei mõjuta. Siis mõjutab mind pigem rohkem see tema loodu. Ükskõik, mis see siis on see siis muusika, kujutav kunst, teater. No seal on ütleme niimoodi, et väidetavalt küll, vaata, neil puudub nagu niisugune innovatiivne mõtlemisvõime. Küll aga näiteks, kui on nagu skisofreenilised jooned isikul, siis vaata, need on nagu, tal on need luulud, ütleme luulud, mis iganes variandis. Ja kui ta nüüd neid luulusid oskab nagu realiseerida läbi kunsti, siis võib väga huvitav olla, vaata. Ehk siis nagu, kuidas me nagu nägemused. Et, aga noh, seal on ikkagi, vaata, seal ikkagi tekib alati see küsimus, et et kas sa nagu moraaleetiliselt aktsepteerid seda käitumist või mitte. See on hoopis teine küsimus, kas sa mõistad teda või mitte. Ja see inimlikust aspektist, vaata kõik ikkagi, tahad või taha, aga me ei saa nagu käituda valesti. Nii. Jube lihtne on anda hinnangut, et näed, ta midagi tegi või midagi ei teinud, eks ju. Aga tegelikult me ei arvesta seda, et ütleme, võt see sama see ootamatuse moment või see näiteks, et sind viidi afekti seisundisse. Sind viidi afekti seisundisse näiteks. Tahtlikult, ütleme, näiteks kas või passiiv-agressiivse käitumisega, lõputu irisemisega. Et ma tean üks, kes on nagu super head, saad aru, sa võid 10 minutit olla taga koos ja ta oskab üles tõmmata nagu, kuidas ma ütlen, oma väidetega, ta lihtsalt krutib, et ta saaks nagu sinna orki tõmmatud kuidagi moodi. Ise ka imestad, saad aru, sa võid ükskõik kui rahulik seal olla, aga kui ta nagu lihtsalt, ja vaata tavaline ju ongi, et ütleme, ja see mainekahjustus tõmmatakse ju kontekstist välja mingisugune üks fragment, mis ei ole absoluutselt kontekstis ja hakatakse selle ümber nagu keerutama üles tolmu. Kusjuures seal ei olegi nagu võimalik keerutada tolmu muud moodi, kui luua sinna mingisugune uus kuvand ja uus lugu taha. Ehk siis see on nagu see ja nüüd, kui ta räägib seda väga usutavalt, sest ärme unusta, nendel on ka patoloogiline valetamine, mis on omane, eks ju. Siis inimesed teavad ka uskuma, sest et kõik ülejäänud mitteverbaalne osa näitab, et ahaa, näed, aga neil on ka südamerütmi madalam ja kaasa arvatud ka kõneehitus. Ja nüüd ongi, vaata, miks see kõne tuleb näiteks juurde, ütleme poliitikas või näiteks, ma ei tea, suures äris või ka, ütleme, teil ka kodus, kui teid seal kõvasti manipuleeritakse. Ehk siis tema lause ehitus ei kasuta tavaliselt väga konkreetset informatsiooni ja sisaldab hästi palju niisuguseid aju jaoks keerulisemaid väljendeid, mida on keerulisem nagu otsese informatsiooniga seostada. Ma kohe ütlen, kuidas. Näiteks, kui ma räägin sulle, eks ole, et tead, ma sõidan Pariisi 3 päevaks nädala lõpuks ja ma kavatsen minna Eiffeli torni ja siis ma kavatsen veel paari muuseumit külastada. See on konkreetne informatsioon. Ehk siis, sul tekib mingi kujutus, eks ole, näed Eiffeli torni, sa oled ka näinud ja nii edasi. Aga ma nüüd räägin sulle, jaa, see tulevik, mis mind seal ootab, seal Pariisis, on nagu väga niisugune, võib-olla see on väga niisugune tore, aga võib-olla see ei ole väga tore. Ja võib-olla nagu see helge pool nagu selles kaalubki üles selle tumedama poole,
aga kas selle tumedama poolega ma saaksin hakkama ja kas see helge pool ikkagi on seda väärt, saad aru, ma võin siin, sul on juba praegu siuke nägu seal ees, et sa nagu lõpeta ära, ehk siis sul juba aju hakkab väsima sellest, eks ju. Eks see on lihtsalt tegelikult ju mula, mis ma ajan praegu sisuliselt sinna, eks ju. Nii, ehk siis see üks on nagu konkreetne, nüüd sulle tekib nagu erinevaid asju, kusjuures vaata seal jääbki nagu, kui on veel need lõpetamata laused, siis hakkab su aju, nagu sul praegu väga ilusasti on seda näha, eks ju. See on juba, mis on see asja, kuidas muidu, aga aju kogu aeg ajab taga lahendust, et mis ta räägib, mida ta räägib, mida ma nüüd protsessima siin pean, eks ju. Ja siis ta hakkabki kasutama seda, eks ole, mis ta ise nagu arvab, ehk siis keegi läkski vetsu ja mis seal toimuma hakkas. Me ei tea, miks ta läks sinna, on ju. Kedagi küll kohal ei olnud, aga üks koristaja pärast ütles 3 päeva hiljem. On ju, et seal oli midagi ebaharilikku toimunud. Täpsustamata, mis see ebaharilik oli, eks ju. Võib-olla oli kasutatud hoopis teistsugust puhastusvahendit. Ja vaata, see on selline klassikaline, eks ole, et see reaalsuse nagu moonutamine ja nüüd, kui ma kasutan neid mitte konkreetseid asju, ehk siis ma nagu millestki räägin, aga ma ei täpsusta üldse, millest ma tegelikult räägin, kasutan niisugused üldised väljendid, siis sellega ma tegelikult tekitangi sul niisuguse, kuidas ma tean, niisuguse hea, niisuguse poolune laine, ehk siis PIN-kood, kui ma tahan sugust raha välja pressida, kõik punktu. Jah, me olemegi jõudnud jälle selle hämamise juurde või selle hägustamise juurde tagasi. See on väga ju globaalne teema ja probleem üldse. See on see, millega suurvõimud, ütleme siis globaalselt on juba aastakümneid siin inimeste ajusid ju pidevalt pommitatud. Ehk siis see on selline pehme mõjutus, hübriidsõda, mis käib inimeste kuulajate peade pärast. Ja see on hirmutav, sellepärast et inimesed on väga lihtsasti selles osas manipuleeritavad. Et me ei saa ise arugi, kui me oleme juba kuskil milleski niimoodi sees ja meie mõttemaailma on muditud just selles õiges suunas, kui on vaja. Vaatenurka sinna suunda, mis on nagu vajalik. Ja no mõtle, see ei ole ainult globaalne, vaid see on nagu üldine. Ja näiteks praegu mul tuli meelde üks väga hea ilus krüptoskämm, kus ka üks naine, üks mees tegid, siin oli, ma ei mäleta, kas eelmine või ülemöödunud aasta, oli sellest ka dokfilm, aga nad hakkasid kasutama nii-öelda seda skämmi, seda püramiidi, ehk siis, eks ole, et toodi taha kogukonnad, kes ju ka olid juba investeerinud. Ja siis, kui ma seda vaatasin, seda dokfilmi, kusjuures seda naine oli seal jälle pea selles asjas, eks ju. Naine on vist tänaseni ka tulnud. Ja, on jah, üks, ma mäleta, mis ta nimi oli, aga ühesõnaga. Ma ei mäleta kahjuks. Aga see oli nagu... Maailma ajaloo seisukohalt oleks tähtis tema nimetada. Ja. Tal on kindlasti tänaseks päevaks teine. Juba ammu teine nägu ka kindlasti pähe tehtud, nii et arvestades plastilise kirurgia võimalusi ja nii edasi. Eks see on nagu siukene. Aga seal oli jah huvitav, et ta tõi sisse just selle sama nagu püramiidi ja ka nende kogukondade. Ja huvitav oli see, et kui see dokfilm jooksis siin, ma võin järgmiseks saateks selle üles otsida, mis selle nimi oli, ja selle naise nimi ka, siis samal ajal, kui ma panin sisse selle nagu internetti, siis ta näitas, et Bulgaarias on nende grupi kohtumine kohe tulemas. Ja see töötas edasi. Väga, just. See oli nagu kunagi meil müüdi neid puhkuseosakuid. Ma niimoodi mäletan, et seal oli nagu ainult valitud kutsuti, siis anti nagu šampanjat, siis räägiti, missugune ilus elu ja siis üritati sealt rahakottidest raha välja saada, aga see oli täpselt siuke nagu iga ususekti et kõik oli nagu salapärane ja kõigil ei olnudki võimalust, ainult osadel oli võimalus, võt see ikka alati toimib nende skämmide puhul, alati. Ehk siis, et see on valitud ja sina said ka nüüd valituks. Ja nüüd ongi see, et vaata see teiste mõju hakkab siin ka mõjuma täpselt nii nagu igasuguste tühistamise. Ehk siis näed teised ju ka, mitte ainult mina, teised ju ka ostavad, teised ju ka teevad niimoodi, teised, ehk siis see annab nagu kindlust juurde vaata, et näed, nemad ju ka, mitte ainult mina, ju siis on. Pluss, eks ole, kui sulle veel presenteeritakse, et seda on piiratud koguses või piiratud aja jooksul ainult, eks ju, siis ainult anna tuld.
ja lase suure poe, kaubanduskeskuse uksed lahti, see on tavaline, kui on ostukeskuse, osturallid, eks. No, eks. Inimese jaoks on see lihtsam, jah, indiviidu jaoks. Aga sellega seoses mul tuleb ka meelde see, siin näidati nüüd Eesti rahvustelevisioonis näidati ka seda Oscari saanud dokfilmi Mr. Nobody versus ja. sellest Ma nägin seda. kooliõpetajast seal Venemaal, kes vastupidiselt just sellele, mis teda ümbritses ja sellel mõttemaailmale vastupidiselt, tema ei suutnud, ta lihtsalt ei suutnud mõelda samamoodi ja ta julges olla ja kõike seda jäädvustada sellisel moel üldse mitte mõeldes kohe algusest peale, et ma olen dissident ja ma teen midagi sellist. Ja küll teadvustas mõtleva inimesena, et jah, see teataval määral on ka riigivastasena presenteeritav, aga samas ta rääkis täiesti siiralt seal, kuidas ta armastab oma maad, kuidas ta armastab seda oma kodukohta ja kui kallis see kõik talle on ja see ei ole ainult see maa, vaid on ka need inimesed. Aga see mõtteviis, mis seal ümber oli ja et tema oli siis üksinda justkui tõesti kogu sellele lokkavale mõttestiilile hoopis vastu. Jah, aga vaata, see nõuabki nagu seda julgust olla tema ise, vaata, ja jääda oma arvamusele. Sul peavad olema nagu päris hästi paigas mingid asjad siin elus. Ja seesmised peab olema paigas. Ja, väga paigas peab olema. Ja noh, väga, kuidas ma ütlen, nagu väärtustama. Eks seal ongi, et vaata, kuidas ma ütlen, et tegelikult kui sa vaatad maailma ajalugu, siis kõik revolutsioonid, mis on tehtud, on ju tegelikult gruppide poolt, kuhu kuulub umbes mingi 10–13% rahvastikust. Kõik igasugused võimuneed. Ja noh, tavaline ongi, et see toimub ju nagu see marurahvusluse või nagu ehk siis mul on grupp, meil on nüüd mingid väärtused ja nüüd, eks ole, me kisame ja nüüd me, eks ole, teeme ja tänu sellele me nagu viime läbi nagu jõuga. Noh, see on oma mehhanism kõige sellel all. Aga põhimõtteliselt, mis ma tahan öelda, ongi see, et ega need, kes lähevad kaasa lihtsalt nende karjujatega nii-öeldes, ükskõik on ta siis, ma ei tea, mingi vale, noh, nagu COVID ajal oli näiteks, eks ole, see valeinfo levitamised ja muud asjad, et nad tavaliselt on ju inimesed, kes ei ole väga läbi mõelnud neid asju, eks ju, nii. Sest et noh, kuidas ma ütlen, ja teiseks on, seal mängitakse hästi palju, et me oleme nüüd sarnased, me nüüd võitleme mingisuguse, aga me oleme muidu sarnased, vaata, mingi poole pealt, eks ju. Ja see on nagu see, mis nagu seda grupi kuuluvust alati hakkab hästi palju looma. Ja nüüd seesama, kui me tuleme tühistamise juurde, nüüd seesama mehhanism hakkabki, et nüüd sind tühistati ära ja nüüd sina ei saa kuuluda, mitte siis ainult nendesse gruppidesse. Aga jah, tavaliselt jah, need, kes on seal liikmed, et need on jah, see on suhteliselt väikene number ja huvitaval kombel jah, maailma revolutsioonid viiakse nagu nendega läbi kahjuks, et noh, ütleme niimoodi, et see on päris karm mäng, et me mõtleme, et ja tavaline ongi, et me ei usu, et see oleks nagu võimalik, aga me ei hakka nagu ka midagi vastu. Ehk siis kokkuvõttes, mis me võime öelda? Kui te näete, et kedagi hämatakse, siis ennem katsuge nagu mõelda ja vaadata pilti laiemalt. Kas see ikkagi on nii või ei ole niimoodi? Isegi kui see on niimoodi, siis noh, igas inimeses, nii nagu igas asjas, alati pluss ja miinus, alati on olemas. Ükskõik, kuidas me midagi teeme või midagi soovime, alati on pluss ja miinus, alati on pluss ja miinus, alati. Et see on niisugune nagu noh, balansseeritud mäng, ütleme. Ja kui me keskendume ainult nagu ühele poolele, siis tavaliselt me lõpetame nagu väga kitsarinnaliselt ja kitsa vaatenurgaga. Et see ei tähenda seda, et meil ei peaks olema oma niisugused tõekspidamised, aga tasub mõelda jah, et kas on vaja ikka alati tühistada, sest tavaliselt tühistatakse, ükskõik on see siis äris või elus või poliitikas neid tegijaid, et selles on, see on kahjuks. See on enamasti ka see, kus lastakse sellel emotsioonil võitu saada. Emotsioonid on loomulikult ja normaalne osa meie elust, aga mingitel sellistel hetkedel võib-olla tasuks otsida üles ratsionaalne
pool endas, see 10 korda sisse-välja hingamist hetkeks, selle otsuse langetamise edasilükkamist, setitamist, et see on alati mõistlik, mitte minna mingisuguse emotsiooni pealt ja kui sa oled selle juba välja paiskanud endast, siis on sul väga keeruline seda ju tagasi tõmmata. Ja. See on tihtipeale ka see, et ei suudeta ju tunnistada seda, et jaa, ma eksisin, vaid pigem on see, et jaa, selles valguses see oli nii, ehk siis me oleme ka kuidagi niimoodi kodeeritud, et me peame ise ennast õigustama seda. Ja kui teised on kampas, siis tundubki see veel eriti õigustatud, see kellegi tühistamine. Aga mõelge natukene ennem kui seda teete. Ja kui teid üritatakse hakata tühistama, siis kindlasti tasub omale liitlaseid vaadata, et kes teid toetavad. Ja midagi siin, kuidas ma ütlen, inimene on täpselt see, kes tast jääb alles, kui tal ei ole positsiooni ja raha. See ongi see, kes sa tegelikult oled, et tasuks nagu mõelda selle peale aega, et mis siis järgi jääb. Aga sellega me hakkame seda lõiku nüüd lõpetama. Ja tahan öelda seda, et me teeme Veikoga seal nükseid uskumuste, arvamuste muutmise, mis võivad olla väga õpetlikud nüksed oma vaatenurga, ehk siis oma mõttemustrite muutmise eraldi seeriat, mis oleks natukene lõbusam ja tasakaalustaks siis seda tõsist teemat, sest ma arvan, meil seda tõsisust on siin nii palju, et oleks nagu viimane aeg hakata seda kõike huumoriga või läbi huumori prisma õigemini võtma, sest et muidu lihtsalt elu jääb elamata endal, ütleme niimoodi. Lähme jalutame sellel huumori miiniväljal. Ja. Jõudu ja jaksu ja ärge laske ennast tühistada. Just. Aitäh.